Mina olen Piiskop Kalmer ja mina õpetan veebiprogrammeerimist muude oma pädevuste seas. See video siin on eelkõige juhendmaterjal Tallinna Polütehnikumi MS15 rühma õpilastele, aga ka teised võivad siit saada kasulikku infot. Mulle meeldib õpetada kasutades vaba vara. Sellist tarkvara, mida me võime ükskõik kus kohas oma arvutisse installeerida ja seda kasutada. Veel parem, kui see tarkvara on avatud lähtekoodiga, sest siis, kui me oskame, saame ise seda tarkvara täiendada või selle vigu kõrvaldada. Üks selline baassüsteem, mida mina kasutan, operatsioonisüsteem, on Ubuntu. Ubuntu on üks kasutajasõbralikumaid Linuxi tuletisi. Miks? Sellepärast, et Ubuntu jaoks on palju eelseadistusi juba eelnevalt ära tehtud. Inimesel, kes enda arvutisse Ubuntu installeerib, ei ole vaja eriti seadistusi enam teha, ta saab seda kohe kasutama hakata. Ainult kui ta tahab midagi spetsiifilist teha, siis on tal vaja vastavaid seadistusi ka teha. Loomulikult võid sa kasutada mis tahes muud operatsioonisüsteemi. Võid kasutada ka Arch Linuxit, mille puhul tuleb kõik asjad käsitsi teha. Kui sa Ubuntule midagi paigaldad, siis vastav alamsüsteem teab, millest see paigaldatav asi sõltub ja paigaldab selle ka. Sa ei pea seda käsitsi tegema, sa ei pea ise uurima, millest miski sõltub üldjuhul. Seega, kuna paljud sellised protsessid on automatiseeritud, on see lõppkasutajale lihtne kasutada. Ubuntu kohta saame info selliselt veebilehelt nagu ubuntu.com. Kui me siia lehele lähme, siis kohe teatatakse, et Ubuntu 17.04 on saabunud. Mida see tähendab? See tähendab seda, et Ubuntu väljalase 17.04 on olemas. Ubuntut lastakse välja 2 korda aastas, aprillis ja oktoobris. 1 kord 4 aasta järel lastakse välja pika kasutajatoega stabiilne teisend, selline teisend, milles on tarkvara piisavalt testitud. See juhtub aprillikuus iga 4 aasta järel. Praegune kehtiv stabiilne versioon on 16.04. 16 on siis aasta 2016 ja 04 on kuu, aprillikuu. Kui oktoobris tuleb midagi välja, siis punkti järel on 10, sest 10 on oktoober. Nüüd näeme, et just on välja tulnud selline versioon nagu 17.04, mis tähendab 2017. aasta aprilli versiooni. Kui meil on vaja Ubuntu enda arvutisse saada, siis lähemegi sellele lehele kõigepealt ja meil on vaja siit kätte saada Ubuntu ISO fail. Ja pärast seda, kui meil see fail on olemas, saame selle paigaldada kas oma arvutisse, kus ei ole ühtegi operatsioonisüsteemi veel, või arvutisse, kus juba on mingi operatsioonisüsteem, aga on piisavalt vaba ruumi ehk unallocated space'i, kuhu me saame Ubuntu olemasoleva operatsioonisüsteemi kõrvale paigaldada. Nii et kui ma käivitan arvuti, siis käivitusmenüüs saan ma valida
Ubuntu ja mingisuguse muu operatsioonisüsteemi vahel. Teine võimalus on see paigaldada USB 3 võimekale mälukandjale. Siis on küll Ubuntu kasutamine aeglasem, sellepärast et USB 3 ühendus on aeglasem kui arvutisisene ühendus kõvakettega. Sel juhul on meil vaja, et välisel mälukandjal oleks vähemalt 128 gigabaiti vaba ruumi. Ja muidugi ei või seal midagi muud olla, sest kui me paigaldame sinna Ubuntu, siis seal midagi muud lihtsalt olla ei saa, see kustutatakse siis ära. Hiljem saame sinna lisada asju. Ma olen proovinud 4 gigabaidise mälukaardiga, saab ka sellele panna, aga see ruum sai enne täis, kui ma sain sellega midagi tegema hakata. 8 võib-olla piisab mõneks ajaks. Üldiselt Ubuntu ise vajab umbes 40 gigabaiti oma partitsiooni jaoks. See tähendab, et kui me aasta jooksul või vähe pikema aja jooksul Ubuntule paigaldame lisatarkvara, siis kasutatakse seda ruumi, mis on selle 40 gigabaidi sees. Ja andmete jaoks on ka vaja ruumi, umbes 100 gigabaiti või sõltub, mida sa sellega teha tahad. Videotöötluseks on rohkem vaja, pilditöötluseks vähem. Kui ainult tekstiga tegeled, siis ei ole peaaegu üldse lisaruumi vaja. Aga 100 on selline keskmine, nii et 128-sest peaks piisavalt kauaks ajaks. Ja kui see on sul pulga peal, siis sa saad seda pulga ükskõik kuhu kaasa võtta, arvutisse ühendada, käivitada arvuti sealt pealt ja on sul oma operatsioonisüsteem oma seadistustega alati igal pool kaasas. Ma näitan nüüd, kuidas Ubuntut alla laadida. Vajutan nupule Get Ubuntu 17.04. Ubuntul on erinevad teisendid. Siin me näeme Ubuntu Desktopi, Ubuntu Serverit, Ubuntu Cloudi, Ubuntu Client, Ubuntu Core'i. Ja iga ühe juurde on kirjutanud, mille jaoks need on. Mul on kodus ühes arvutis Ubuntu server. Siin taga on üks masin, kus on peal Ubuntu server. Ubuntu serveri algseadistus on selline, mis sobib serveerimise jaoks. Serveerimine peab olema kiirem ja selleks puudub see graafiline liides. Aga graafilise liidese saan ma sinna vajadusel juurde paigaldada, kui millegi pärast peaks selline vajadus tekkima. Üldiselt serveri masina puhul selline vajadus ei ole olemas. See, mida meie vajame siin, on Ubuntu Desktop, sellepärast, et me teeme palju asju siin graafilise liidesega. Programmeerime ja natukene on pilditöötlust ka vaja ja andmebaasi diagrammi jaoks on ikka vaja näha, mismoodi need tabelid omavahel seotud on. Seega ma valin siit Ubuntu Desktop. Ja siin pakutakse mulle kohe välja 2 teisendit. Üks on Ubuntu 16.04.2 LTS. LTS tähendab Long Term Supporti. See on see pika kasutaja toega Ubuntu. Ja siit näeme ka, millised nõudmised on süsteemi riistvarale, kui me tahame kuskile Ubuntu paigaldada. 2 GHz 2 südamikuga protsessor, 2 GB süsteemimälu. Muide, kui sa paigaldad virtuaalmasina peale, mis on veel omakorda 3. võimalus ja mina näitangi siin, kuidas virtuaalmasinale seda paigaldada, siis ma leian, et 2 GB jääb küll väga väheks. 2 GB on see süsteem väga aeglane, isegi 4 on see aeglane veel. Alates 5 on süsteem piisavalt kiire. 25 GB vaba ketta ruumi, no ei, 40 süsteemi jaoks pluss veel andmete jaoks. Aga nagu ma ennist mainisin, piisab ka 4, kui me sinna midagi lisaks ei taha paigaldada. Ja tahame näiteks ainult veebis surfata, aga ka siis peaksime me välja lülitama, et külastatud lehtede ajalugu
maha salvestatakse, sest muidu saab lihtsalt ruum kiiresti täis. vajalik on kas DVD või USB ühendus. see on siis selleks, et me saaksime selle ISO faili kuidagi installeerida, kuigi me saame seda teha ka niimoodi, et paigaldame selle ühele kõvaketta partitsioonile ja siis määrame, et arvuti sealt pealt käivituks. aga see on väga keerulisem. ja muidugi internetile ligi pääses, siis me saame paigaldada ka lisatarkvara. ja teine on Ubuntu 17.04. mina paigaldan selle, sellepärast et minu jaoks ei ole väga oluline, et kõik väga stabiilne oleks. küll aga on oluline, et ma saaksin kõige uuema tarkvara. ja siin see on. ja ma vajutan download. järgneval lehel küsitakse, kas ma tahan annetada. annetada saab siin taalades. saad ise valida, mida sa tahad toetada. PayPaliga saab ka siin maksta. ma toetan teistmoodi. ma loon lisaväärtust, ma õpetan, kuidas Ubuntut kasutada. see on ka kasulik, ma ei pea taalasid andma. No, not now, take me to that download. ja kui siin natuke oodata, siis pakutaksegi välja küsimus, kuhu see salvestada. mina salvestan oma kodukataloogis olevasse allalaadimisse kausta selle ISO faili. jätan meelde, et ma siia selle salvestan, sest pärast läheb seda infot vaja. Save ja nüüd on siin all näha, et 25 minutit kulub, et see 1,5 gigabaitine fail alla saada. selle ajaga jõuan ma vabalt seadistada VirtualBoxi. virtuaalmasina puhul soovitan kasutada kas VirtualBoxi või VMware'i. aga kui sa kasutad VirtualBoxi olemasoleva operatsioonisüsteemi sees, siis sa tead, et sa oled piiratum kui siis, kui see Ubuntu oleks eraldi vahetult otse masina sees. aga et ma saaksin demonstreerida, siis sellepärast ma demonstreerin seda VirtualBoxis. paistab, et VirtualBox ei olegi sellesse masinasse veel installeeritud. seega ma saan näidata kohe, kuidas Ubuntu peal käib lisatarkvara paigaldamine. ma võtsin praegu lahti terminali. terminalis näidatakse mulle, ma kõigepealt clear'in ära selle, et ei oleks liiga palju eksitavat informatsiooni siin. siin näidatakse kõigepealt, kes ma olen, see on kasutajanimi, Piskop. siis on @märk eristamiseks ja siis on masina nimi, mida kasutatakse ka kohaliku domeenina. Piskop -keel 752 V2 siis V selle masina kohta. ja koolon järel näidatakse, kus ma parasjagu olen, millises kataloogis. see tilde tähendab, et ma toimetan parasjagu Home Piskop alamkataloogis. seda saame ka kohe siit näha. Print Working Directory ja me näeme, et oleme Home Piskop alamkataloogis. muidugi me saame tarkvara paigaldada ka kasutades graafilist liidest, aga käsurealt paigaldamine on kiirem, ei pea seda graafilist liidest eraldi avama. ja graafilised liidesed on vahel ka piiratud, aga terminalis meil ei ole neid piiranguid. kui ma tahan midagi uut installeerida, siis selleks pean ma olema sudo õigustes. sudo kõigepealt. ja nüüd see rakendus, mida ma tahan käivitada. installeerimise rakendus Ubuntu peal ja üldse Debiani peal, muide Ubuntu on Debiani peale ehitatud, Debian on siis ka Linux. see tarkvara selleks on apt. aga mina kasutan Aptitude'i, sest see lahendavat sõltuvussuhteid paremini kui apt. on võimalus ka kasutada apt-get'i, mina kasutan Aptitude'i. kui sinu masinas ei ole Aptitude'i, siis sa saad selle aptiga installida.
installeerimise käsk on Aptitude'il, AppGetil ja Aptil ühesugune install. Ja installi järele saame kirjutada tühikuga eraldatult kõik need tarkvarad, mida paigaldada soovime. Praegu ma soovin paigaldada VirtualBoxi, ma kirjutan alguse ära ja vajutan Tabile. Vajutan 2 korda Tabile, siis ta pakub kõik need tarkvarad välja, mille nime alguses on Virt. Mind huvitab nendest VirtualBox, mis on siin. VirtualBox. Ja paigaldan. Kuna see on mahukas tarkvara, siis läheb ka aega, siin näitab, et 1 minut 9 sekundit veel. Kui kaugel on Ubuntu allalaadimine? 0,4 gigabaiti 1,5 gigabaitist on alla laetud ja umbes pool tundi kulub selleks veel. VirtualBoxi puhul nii kaua aega ei lähe, paarkümmend sekundit veel ja siis on hakata virtuaalmasinat looma. Oi, ma vaatan, et mul on vahepeal kellaaeg paigast ära läinud, kell ei ole mitte 11:48. Kas mul õnnestub kellaaeg paika sättida? See on ka paljudes masinates probleemne, et näidatakse 3 tundi või mingi muu ajavahemik valet aega. Nii, siin on küll kõik olemas ilusasti, automatically from the internet. Tundub nagu kõik oleks paigas, aga otsime veidi. Paneme siia. Ubuntu shows wrong clock time. Mida siin soovitatakse teha? Mis see on siis? Time, date, CTL. Pean selle nüüd veits väiksemaks siin. Noh, see ei lähegi. Paneme siia siis. Aga kui ma selle alla nihutan, ikka läheb äärde. Hea küll. Mis siis ikka? Time, date, CTL. Mis ma sinna veel pidin kirjutama? Ma ei näe väga, mis siin on. Set local, RTC ja 1. Ja ongi mul siin üleval näha, et ei näidata mitte UTC-d, vaid näidatakse hoopis tükis kohalikku aega, mis on 14:51. Ma praegu vaatan, et mul on ahju kell vale, ma pean selle ka korda seadma. Ubuntu veel tuleb siin 14 minutit, aga VirtualBox on all. Nüüd ma vajutan siia üles, otsi arvutist, Dashile või kasutades Windows klahvi, Windowsi lipuga klahvi. Sest paljude klaviatuuridel siiski on Windowsi lipp peal ja kirjutan siia VirtualBox. Siin on minu VirtualBoxi kuva. Siin peaks olema masinate loetelu, praegu veel ühtki masinat ei ole. Vajutan New ja kirjutan siia kohe Ubuntu. Sest kui ma kirjutan siia Ubuntu, siis
tüüp ja versioon valitakse automaatselt, ma ei pea siin midagi muutma. Valiti 64-bitine, see masin on 64-bitine. LSHV-ga vist saame selle ka kindlaks teha, siin me näemegi kohe 64-bitine. Ja next. Ja siin tuleb määrata ära palju mälu tahame. Noh, ma panen siis umbes 5. Lükkan siia rohelise ja kollase ala piirimaile. Kuna minul on 8 gigabaiti RAM-i, siis ma saan seda teha. Kui sul ongi ainult 4 gigabaiti RAM-i, siis sa seda loomulikult teha ei saa. Sa pead midagi jätma ka võõrustaja operatsioonisüsteemile, sest muidu sa ei saa VirtualBoxi jooksutada. Mina jätan praegu võõrustajale 3 ja annan Ubuntule 5 gigabaiti. Create a virtual hard disk now. Great. VDI sobib. Next. Kindlasti dynamically allocated ja mitte fixed size, sest et kui ma määran fixed size, siis ma ei saa seda suurust pärast muuta ja kui see ketas täis saab, siis ei ole see virtuaalmasin enam kasutuskõlblik. Dünaamilise puhul, kui ette antud ruum täis saab, siis suurendatakse seda, sest virtuaalmasin tähendab lihtsalt ühte suurt faili masinas. Kindlasti ei tasu seda faili algselt liiga suureks ka teha, sest väiksemaks me seda teha ei saa. Kui me ütleme, et kettaruum on 40 gigabaiti, siis tekitataksegi 40 gigabaitine fail ja see jääb alles arvutikettele. Seega see ruum on alati hõivatud. Siia ma ei viitsi midagi muud kirjutada, mis siin on please type the name of the new virtual hard disk sobib. Ja kindlasti mitte 8, ma kirjutan siia sisse 40. Ja great. Ja nüüd näeme, et siin on üks virtuaalmasin olemas. Kõrval kirjeldatakse, mis masin see selline on, palju on baasmälu, milline on boot order, kiirendusvõimalused, display, videomälu 16 megabaiti, SATA port, see tähendab siis virtuaalne kõvaketas 40 gigabaiti, audio, see info võetakse võõrustaja süsteemist, võrguadapter, USB, shared folders siin praegu ei ole midagi, aga mul on võimalik lisada. Shared folders tähendab siis, et kui ma tahan külalissüsteemist, tähendab sellest süsteemist, kus ma parasjagu olen, siia virtuaalmasinasse jagada mingisuguse kataloogi välja, siis ma pean selle shared foldersisse tegema. Ja see on ka descriptioni lisada ja snapshot'e saab ka teha. Snapshot on siis mingisugune seis. Ma seadistan midagi ära ja teen snapshot ja siis ma pärast saan laadida täpselt selle sama seisu, mis sest, et ma vahepeal midagi veel muudan. Ja järgnevalt tuleb see masin käivitada. Selles masinas mingisugust tarkvara veel ei ole. No päris null see tarkvara ei ole, tal on nii palju tarkvara, et oskab otsida operatsioonisüsteemi, aga operatsioonisüsteemi siin veel ei ole. Et ma seda masinat saaksin käivitada Ubuntu ISO failist, kulub veel aega 9 minutit. Selle aega ma jõuan oma ahjukella õigeks panna 14.56. Ai, nüüd on juba 14.57. Neil 58 juba. Nüüd ahjukell näitab sama, mida arvutikell.
ja siin läheb veel 7 minutit. ja ma räägin selle ka ära, kuidas Ubuntut paigaldada pulgale. nimelt siinsamal lehel on installation guide, see on siis kuidas paigaldada, aga siin desktopi all on from an older version from Windows, siin on how to burn a DVD on Windows, how to create a bootable USB stick on Windows ja sama info Mac OS-i kohta. ja kui sul on varasem Ubuntu, siis sa saad kasutada seda juhist. nii et 3 operatsioonisüsteemi jaoks on siin juhised olemas, kuidas seda teha. vahel see juhis siin varasema Ubuntu jaoks ei tööta, siis ma olen kasutanud pulga peale panemiseks Kali Linux DD making a Kali bootable USB drive ja sellel aadressil on kõik vajalik kirjutatud ja see tõesti töötab, niimoodi me saame seda teha. sellise käsuga siis saame pulgale ISO faili panna käsurealt. ja see ei käi mitte ainult Kali kohta, vaid mis tahes ISO faili kohta. ja kui me tahame persistent storage'it saada, sest persistent storage on oluline, kui me pulga pealt tahame alati käivitada. sest muidu, kui me teeme restardi, siis kõik see, mis me vahepeal tegime, on kadunud. alustame nullist. selleks sobib näiteks MK USB. näidusi, kuidas seda saada, kuidas käivitada, mida sellega üldse teha saab. Neile 4 minuti jooksul ma võin selle kiiresti üle rääkida. terminalist selle käsuga lülitame sisse Universe'i repo, kui see ei ole veel sisse lülitatud. Add apt repository Universe. ja tuleb veel lisada üks repo. repo on siis varamu, tarkvara varamu. Add apt repository ja nüüd on selline osa, mitte Universe, vaid ppa:/mkusb/ppa. PPA-d on siis need failid, mis on nagu repode failid. pärast seda tuleb apt-get'ile või aptitude'ile või apt'ile teha update. Update'i käigus uuendatakse tarkvara nimekiri vastavalt repode nimekirjale. näiteks kuna me lisasime siia Universe'i ja selle MKUSB repo, siis nüüd käiakse need 2 üle ja vaadatakse, mis tarkvara seal saadaval on. ja seejärel on võimalik installeerida selline asi nagu MKUSB ja siin pakutakse veel välja MKUSB Nox ja USB Back F-i. kuidas seda tarkvara uuendada? Dist upgrade alamkäsuga. siin pakutakse veel asju välja nagu Guidus, DUS, MKUSB Common. aga see ei ole nii oluline praegu. ja kui see on
installeeritud, siis me saame Dashist samast ülevalt selle käivitada. seal on nii graafiline kasutajaliides kui ka käsurea oma. Guy mode on MKUSP DAS ja text mode on MKUSP Nox ja siit siis edasi saab. siin pakutakse, kui me käivitame MKUSP käsurealt, siis küsitakse, millisel tasemel me tahame seda avada. kui esimest korda kasutada, siis võib-olla on kõige lihtsam see D. Classic user interface on siis 11, original text mode on Nox, basic text mode on Bus. ma neid teisi ei olegi veel kasutanud, ma olen ainult D-d kasutanud. siin näidatakse, kuidas persistent live system'i teha. tuleb valida L. Wipe menu. Ahaa, siin väidetakse, et seda saab isegi Windowsi all kasutada. erinevad kuvatõmmised. mis asi see on? ahah, saab ka Windowsi installida. on hästi palju erinevaid kuvatõmmiseid selle kohta. aga see on siis kõik selleks, et saada seda Ubuntut pulga peale. huvitav, kas selle jaoks oleks ka mõttekas teha eraldi video? näitame, kuidas virtuaalmasinale seda panna. ISO fail on vahepeal lõpuni laetud ja nüüd ma lähen oma VirtualBoxi aknasse ja vajutan Start. nüüd, kui ma siin kohe Startu vajutaksin, siis muutub see virtuaalmasin kasutuskõlbmatuks, sest pärast seda ma ei saa talle enam kätte näidata ISO faili asukohta. seega siin tuleb kõigepealt vajutada sellele kollasele kataloogi ikoonile Choose a virtual optical disk file ja siis näidata kätte, kus on see ISO faili asukoht.
see on mul siin 17.04 ja ava. Ja nüüd vajutan start pärast seda, kui ma näen, et siin on valitud see ISO fail. See, mida me siin praegu näeme, on splash screen, seega mingisugune animeeritud pilt. Taustal valmistatakse installeerimise protsessi ette. Mõne tarkvara puhul seda splash screen ei tulegi ette, asi jookseb kokku, see on siis, kui Nvidia graafikakaardiga on tegemist teatud konkreetsel arvutil, nagu näiteks ka siin väljaspool VirtualBoxi, siis lihtsalt tuleb minna esialgsesse käivitusmenüüsse, vajutada E-tähele ja siis me saame sealt reast kustutada splashi ära ja pärast seda F10 ja siis me saame Ubuntu käivitada. Näiteks siin ma ei saakski muidu üldse Ubuntusse sisse, kui ma ei oleks seda ära teinud. Muidu läheb black screen'i, ei näe sest mitte midagi. Ja ta jookseb kinni, ta ei lähegi sealt edasi, sest tal ei ole veel laetud need failid, mis oskaksid selle graafikakaardiga midagi teha. Nüüd siin on kaks valikut, kas me proovime seda või installime. Try tähendab, et me saame Ubuntu kohe käivitada, ilma et me seda paigaldaksime, sest ta tegelikult juba on olemas sellel andmekandjal nüüd. Ja siin saame ka keele valida. Mina jätan siia inglise keele, sellepärast et vahel need tõlked eesti keelde on kummalised. Ja install Ubuntu. Küsitakse, kas ma tahan installeerimise ajal tirida alla uuendusi. Jah, ma tahan. Ja kas ma tahan ka kolmandate osapoolte tarkvara paigaldada, nagu näiteks Wi-Fi kohta või MP3 või Flash. Ja tahan seda ka. Ja nüüd continue. Järgnevalt küsitakse, kuhu ma tahan täpselt paigaldada, millisele partitsioonile. Nüüd ongi see koht, et kui sa paigaldad mingi olemasoleva operatsioonisüsteemi kõrvale, siis peaks sul siin olema näha install alongside Windows 10 või midagi sellist. Kui seda ei ole näha, siis lõpeta see paigaldamine kohe ära, pane quit, pärast seda sa ei saa enam nimelt Windowsile ligi. Isegi siis, kui sa näed siin install Windows alongside, Windows enne seda ta vist küsib, et kas hakata kohe paigaldama, seal on kaks nuppu Go Back ja UEFI, siis tasub vajutada Go Back, sellepärast et UEFI-ga on ka mingisugune probleem, et pärast ei saa Windowsi sisse. Siin selles virtuaalmasinas mul ei ole eelnevalt mingisugust teist operatsioonisüsteemi, seega ma valin kohe erase disk and install Ubuntu ja install. Ja nüüd ta küsib, et kas ma olen kindel, mis ta teha tahab. Tahab nimelt luua STA-getta partitsiooni, vormindada selle X4-ks. Mulle sobib see, continue. Küsitakse ajatsooni. Praegu on see õige, mis on eelvalitud, continue. Sõrmistiku paigutus Estonian sobib väga hästi. Vajadusel saad siin seda ka testida. Continue. Nüüd tuleb seletada natukene enda kohta. Selle informatsiooni alusel Ubuntu loob esimese kasutaja konto. Minu nimi on, mis nüüd juhtus? Kõva ketas on aktsioonis. Ikka on veel aktsioonis midagi teeb. Või me käisime lihtsalt vaatamas.
aga nüüd saabki 2 minutit täis, ma ei viitsi enam passida, ma hakkan tegutsema. Nii. Noh. Mis toimub siis, ma ei saa aru. No nüüd alles kirjutas ära. Kus nüüd see hiir on? Nii. Password tuleb ka siia panna. Sest muidu me ei saa enam midagi siin toimetada. Ma panen siia passwordiks näiteks sellise asja. Seda Polütehnikumi inimesed tunnevad. Ja ma saan tegelikult valida, kas logib automaatselt või küsib alguses passwordi. Eks otsusta ise ära. Kui masinal on ainult üks kasutaja, ja saad sina näiteks, siis on võib-olla tõesti lihtsam, kui ta kohe ennast sisse logiks. Aga salasõna on vaja selleks, et kuna see kasutaja siin lisatakse sudo rs faili, seega sa saad selle kasutajana sudo käske käivitada, siis on parool selleks vajalik. Ja pakutakse ka välja krüpteerida kodukataloog. Ma ei ole seda kunagi kasutanud, ma ei näe selle jaoks mitte mingisugust põhjust, sest mul ei ole midagi varjata vaja. Pärast võib olla hoopis probleem, et sealt ei saa andmeid kätte, kui see Ubuntu peaks millegi pärast tuksi minema ja nüüd continue. Ja nüüd algas installeerimise protsess. Kõigepealt kopeeritakse faile. Natuke näeme ka, mis siin toimub parasjagu. Ja siin üleval näemegi install as superuser. Muide need väiksed teadaanded, mis siin VirtualBoxis on, saame ilmselt close ida. The virtual machine reports that the guest OS supports mouse pointer integration. Wow, kui tore, et me saame hiirt kasutada. This means that you do not need to what? You don't need to close. I still close it. Mis see on? Do not show this message again. You have the auto capture keyboard option turned on. This masinasse ehk võõrustaja masinasse. Selle teate ka kinni, siis ma näen rohkem, mis siin toimub. Ei tea, kas seda akent saab ka näit suuremaks teha. Sest pole kasu vist. Isegi on kasu. Kasulik. Teeme selle lausa väga suureks siis. Ja nüüd me näeme kõike, mis toimub. Suurelt. See võtab muidugi aega, mis siin kõik toimub. Ma ei pea isegi kõike vaatama, mis siin toimub. Selle asemel, nüüd kui ma kasutan Alt-Tabi, siis screen key saab aru, kuhu ma vajutan, aga ma ei saa siit virtuaalmasinast välja. Et ma siit välja saaksin, vajutan paremale control klahvile. Ja nüüd on siin menüüs hoopis rohkem asju. Aga liikuda nende vahel vist väga ei saa. Mis ma nüüd tegema pidingi? See MKUSP. Hea küll. Drive'is oli, Mediumis oli see fail. Ctrl-T ei taha siin töötada. Üldse nagu asjad väga aeglased. Väga.
kuidas oleks, kui paneks siia riisilaastule peale tomati basiiliku hummust. Tõesti hea. Jah. Nüüd alles suvatses avada uued häävi. Oi, see on nii hea. Yeah, so good. Sign in. Ja kus on minu story'd? Stories. Kuidas ma seda screen key'si saan nagu proovime nii siis teha. Mis asja? See ei ole see versioon, mida ma tahtsin kasutada. See ei näita näiteks backspace'i. Ja ma ei saa seda läbipaistvaks teha. Mis see siis nüüd on? Ja see ei ole hea. It's no good. Tahan seda kuidagi kinni panna, kuidas see käib. Nii, ja siin see mul ongi. Oi, päris palju on. Sudo kill 2722. What? See mulle kohe mitte ei meeldi. Tahaks seda vahepeal siis ei vist olla.
see ei mängi rolli, nii. Suda kell 2722. aga nüüd me näeme, et see tundub, et see jooksis kokku, me muidugi veel oodata. Ootame 40 ära. On vahepeal teha veel ühe hummuse leivalaastu. Luku muukimise kraam saabus. Veel tavaarium. Ja üks läbipaistev lukk. Lukk, sibul. Made in China. See võib olla üks tore mänguasi. Noh, siin ei toimu midagi. No, aga nüüd ei mitte midagi. Machine. Should be shut down. Close. Paneme power off the machine. Ja nüüd, kas see nüüd läheb käima? Start. Oli huvitav, kas Windows on juba tasuta või ei ole? Noh, mis nüüd toimub siis? Must ekraan. All mouse actions you perform when the mouse pointer is over the virtual machine's display directly sent to the game. Seda ei ole vaja rohkem, seda ka ei ole vaja rohkem. Nüüd esimest korda, kui lähed Ubuntusse, siis Unity desktopi puhul näidatakse sellist tabelit kõigepealt, kus on keyboard shortcuts. Sa ei pea neid kasutama, aga kui sa neid tead, siis on palju lihtsam navigeerida Ubuntu sees.
see on Ubuntu desktop. Teiste desktopide puhul need ei tööta. Ja neid töölaua kujundusi on palju erinevaid. On Mate, on GNOME, on KDE. Ma mäletagi, mis seal veel kõik on. Cinnamon on näiteks. Aga see on see, mis kunagi oli Unity ja see õgis meeletult palju mälu niimoodi, et ma oma arvutil ei saanud seda isegi kasutada, kõik oli ilgelt aeglane. Ma panin midagi lihtsamat peale ja kõige vähem võtavad mälu LXCF ja XFCE. Mis me siit siis näeme, et kõigepealt super. See super tähendab see Windowsi lipuga klahv. Ehk see. Nii kui ma siia vajutasin, näeme, et dash tuleb lahti. Tõsin screen key ei näita, et ma Windowsi klahvile vajutasin. Ja siit me saame valida, käivitada erinevaid programme. Saame kirjutada ka programmi nime. Siis siin alla saab filterdada, kas me tahame anda aplikatsiooni või kodukataloogist midagi otsida või anda muusikat või videosid või pilte. Ja mõned asjad on siin külje peal ka käivituspaneelil olemas. Nii et nüüd on siin masinas olemas Ubuntu ja kui ma tahan teada, mis on selle Ubuntu versioon about this computer, siis ma siit menüüs saan ka seda näha. Võitleda nii kaua võtab aega. Ja on siin Ubuntu 17.04, memory 4,9 gigabaiti ja protsessori info kõik olemas. Ja näeme, et see keel, mille algselt valisin, on siin olemas. Vajadusel saan siin lisada keeli. See on võrguühenduse osa. Muidugi tasub kõigepealt testida ka, kas võrguühendus on. Ma käivitan selleks veebibrauseri. Veebibrauser ujuski lahti. Lähen näiteks Ubuntu Community'sse siit. Ja tundub, et töötab, sest see ei ole mitte kohalik aadress. Nii et olen virtuaalmasinas saanud Ubuntu käima. Ubuntu jookseb Ubuntu sees. Muide, nüüd ma tahaksin kohe testida ka ära, mis juhtub, kui ma VirtualBoxis panen omakorda VirtualBoxi käima. Siin vaikimisi VirtualBoxi ei ole. Loomulikult see tähendab, et protsessor võib hulluks minna. Mis veel võib juhtuda on see, et ma ei saa talle piisavalt mälu eraldada. Ma ei hakkagi seda praegu proovima üldse. Sest kui see virtuaalmasin siin kasutab mälu 5 gigabaiti, siis ma ei saa selle sees olevale asjale veel omakorda 5 anda, sest siis sisemine virtuaalmasin lihtsalt ei suudaks enam midagi teha. Õigemini välimine. Ja ongi see selle osa kohta. Siis ikka. Siin ei ole mul vaja kellaaega sättida, sest see on juba õige ja olemas, näitab kohalikku aega. Siin veel teha tahtsin. Ma tahaks nüüd metsa minna. Sa mine ka nüüd metsa vahepeal. Tuuluta pead. Kas või ainult 10 minutit. Kui sa ei näe seda suurt pilti, nagu mina seda siin praegu näen, et üle terve ekraani on Ubuntu, vaid näed ainult pisikest nagu lukuauku, siis siin päris üleval masina enda menüüs Devices all on Insert Guest Edition CD Image. Kui siia peale vajutad, siis praegu seda ta ütleb, et ta ei leia, selle võib siis downloadida.
ja küsib veel üle. Nüüd ta läheb selle alla ja pärast seda on vaja see virtuaalmasin käivitada. Mitte virtuaalmasin, vaid see guest edition CD on vaja käivitada. On vaja nii-öelda sisse panna, praegu ma tahangi seda nagu sisse panna, aga siin emuleeritakse seda protsessi, sest virtuaalmasinas mul ei ole mingit füüsilist ketast, mida ma saan kuskile sisse toppida. Vaid me kujutame seda ette, et lihtsalt andes arvutile erinevaid käske, et nüüd pannakse ketas sisse. Kuna seda ketast praegu ei ole, siis seda ketast nagu kuskilt alles tuuakse. Kujutame ette, et posti teel seda saadetakse praegu, downloading. 10% pärast jõuab post kohale, posti saadetes siis. On olemas, nüüd tehakse kindlaks, kas see on õige asi ja nüüd insert. Ja nüüd on meil võimalik see käivitada, run. Nüüd küsitakse üle rool. Nüüd ta tahab veel saada passwordi. Ja nüüd ta hakkab installima additional moduleid. Kuigi mul seda vaja ei olnud, ma ikkagi panen peale. Kes teab, milliseid lisamugavusi siin pakutakse. Aega võtab palju. Tahaksime metsa minna. Palav on. Kasemahl laurab. Aha, flash return. Ja nüüd on need guest editionid siia ka installitud. Ja ega mul siin muud ei olegi vaja, nüüd ma panen selle virtuaalmasina kinni, shutdown ja shutdown. Ja nüüd virtuaalmasin läks kinni ja VirtualBoxi listis me näeme powered off. Järgmisena ma soovin näidata, kuidas me saame Ubuntut paigaldada MK USB-ga, mis muide toimib ka Windowsi jaoks. Siin on näidatud, kuidas Windowsil seda käivitada. Ma näitan seda Ubuntu peal, kuidas sellega paigutada see ISO file persistent storage'ina mingisugusele mälupulgale. Toon ühe mälupulga. See on mul üks 4 gigabaitine mälupulk. Niimoodi käib lahti, nüüd ma topin seda siia kuskil. Kuhu ma topin siia näiteks. Siia, niipidi ei käi, niipidi äkki. Kas tunnistab, et siin on mingisugune pulk kuskil või ei tunnista. Praegu vist ei tunnista, midagi ikka toimub siin. Ja nii, loobu. Casper Read Write, see on see failisüsteem, mis sinna pärast tekitatakse, see on see persistent storage. Ja siin on pealks Ubuntu 16.10. Kõigepealt siis MK USB, ma kasutan seekord graafilist liidest. MK USB. Run MK USB version does. Answer yes, answer no. Enne selgus, et does tähendab see D, ehk siis olen algaja. Yes. Nüüd küsitakse parooli. Nüüd ma taipin siia oma parooli. Ja okei. Ja nüüd hoiatatakse. What's going on? Welcome and notice about overwriting. Kõik, mis mul sellel pulgal on, mille ma siia sisse panin, kirjutatakse üle. See sobib mulle okei. Ja siit ma valin, mida ma teha tahan. Ma tahan installida make a boot device. Mul ei ole vaja lihtsalt wipe'ida või restore'ida i-täht ja enter.
kas ma tahan kloonida, ei ma ei taha, live only, ei, extractida ka ei taha mingisugust Windows installerit, mind huvitab see persistent live. Ja nüüd öeldakse partition found, ta leidis, et seal juba midagi on. Answer no if you intend to install to the drive. STB 4. Nüüd küsitakse, kas ma tahan Ubuntu 16.10 installida, ei taha. Järgnevalt küsitakse, mida ma tahan installida, ma näitan talle selle koha kätte, kuhu ma, no mis nüüd toimub siis, home, kuhu ma laadisin selle Ubuntu ISO faili, Ubuntu 17.04. STB, see on minu mälukaart ja okei. Ja siit ma isegi ei tea, mida need täpselt tähendavad, MS-DOS-i kindlasti vaja ei ole, USB back F-i default group ja küll paneme selle ja download and install KDNI. Okei. Ja siin määran, et ma kasutan kogu ruumi kirjutatavana persistent storage'ini. Persistent storage'ina. Ja go, siis hakatakse tegema. Go. Nüüd ütleb cannot install in installed systems in UEFI mode. Group C is used to make persistent live BIOS mode. You can install Group C in all live system. So if you want a persistent live system that can boot in BIOS mode, you should run thus persistent in BIOS mode or in a live persistent live session in UEFI mode. Mis iganes ta ütles, pikk jutt, segane jutt, okei. The boot system for UEFI must be fetched from the ISO file, okei. Ja nüüd hakkas midagi tegema. Siin kõrval näeme, et tehti kõigepealt NTFS partitsioon, siis BIOS group, siis mingi boot F-i ja nüüd ta on jõudnud juba päris kaugele. STB on see ketta seade, STB1 on partitsioon 1 ja see NTFS. Nüüd tegeleb STB5-ga. Nüüd kopeerib sinna tavari. Näitab, kus kohast ta selle ISO faili võtab. STB3-le läks midagi. Siin öeldakse, et nii kaua oota, kuni tuleb text work done. Ja siin terminali aknas väidetakse seda sama, et ilma work'ita lihtsalt done. Ja siingi kasutatakse DD käsku of. See tähendab siis output file on dev STB4. 4. partitsioonile pannakse ploki suuruseks 4096. Ja kui see on tehtud, siis kirjutatakse välja done sellisesse kohta nagu stdr. Või kirjutatakse failed ja magatakse 1 sekund. See võtab nüüd aega jälle. Üks jagu. Selle ajaga ma saaksin endale veel ühe söödava asja teha. Good shit. Siin vajutan okei. Ja nüüd on sama vana tuttav menüü jälle ees, aga siin me ei taha midagi muud teha. Quit ja siin ka quit. Ja siin press enter to finish MKUSB does. Okei, enter. Edaspidi, kui ma käivitan selle pulga pealt,
arvuti, siis valin sealt persistent storage ja saangi hakata toimetama. Praegu ma seda ei käivita, ei ole lihtsalt mitte mingisugust vajadust, siin on ainult 4 gigabaiti, ma ei saa sellega eriti midagi teha. Aitab küll sellest Ubuntu osast, äkki nüüd saab metsa minna.